Tere tulemast vaatama saadet, koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame! Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval, nagu ikka, küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ja nagu ikka meil saates kombeks, meil on sinine tiim, punane tiim, teeme nendega nüüd tutvust. Sinise tiimi kapten Miikal Meemaa! No nii, Miikal, jälle oled kellegi kaasa võtnud. Kes sul seekord kõrval on? Nagu mul kombeks on Kaspari inimesi kaasa võtta siia minu kõrval. Kas ma võin Uku öelda? Ütle Arop. Lihtsam. Ma kohe ütlen sulle, kes mu kõrval on. Minu kõrval on Arop. Teeme suure aplausi. Vägev. Aga et see saade nüüd päris lihtsalt nende kahe saade ei ole, on ka meil punane tiim, punase tiimi kapten Sander Eigus. No Sander, sul on ka keegi kasus? On. Minu vasakul käel istub minu sõber, räppar, näitleja kindlasti ja üks lihtsalt tore mees. Genka. Suurepärane. Genka, kas sul on sellist asja juhtunud, et kui sa kuuled kellegi teise räppari sõnu, et need panevadki siin päriselt muigama või suisa naerma? Ma mäletan, mis see riim täpselt oli, aga niisugune bänd nagu TMF. Ja neil oli niisugune lugu nagu Räpimaie, kus neil oli niisugune vana Eestis mingisugust laulust oli tehtud nagu räpp. Ja esimene rida oli mingi metsa, kui sa ei usu aldeid, siis saad peksa. Mistus jumala niks. Lihtne ja ilus. Jah, see on muuseas minu Dungeons & Dragonsi koosolekutel sama. On. Arap, kas sul on ka vahepeal juhtunud sellised asju, et kui sa laval teed muusikat ja sul on suur kogu fänn ees, et keegi karjub, hüüab midagi, teeb, mis sind päriselt ka naerma ajab? Jaa, absoluutselt. Mul on mitu seika sellist olnud. Üks oli see, kus nagu põhimõtteliselt minu väikest uut poega lihtsalt komplimenteeritakse, öeldakse talle, et me armastame Enkit. See tõrus on minu jaoks nagu kõige kuulim asi, mis ever üks fänn võiks öelda, nagu me armastame. Nagu kõik terve see, kes tulite muusikat kuulema, kõik need lambist armastavad minu poegaga. Nii et ühesõnaga, see on üks kuulimaid lahedaid väljahõikid, mis ever juhtunud on minuga. See on tõesti kihvt. Teeme suure aplausi kõigile Arapi fännidele. See on väga armas, see on väga armas. Küsin kohe välja selle esimese küsimuse. Küsi kohe välja. Küsime välja. Mis on kõige varastatum toit maailmas? Let's go. Ja meie kord. Nii. Kiirnuudlid. Lambist. Ei, vale. Liigume edasi. Aga väga hea mõte, neid on nii palju poes lihtsalt, et väga lihtne oleks võtta. Plus kui sa varastad, siis juba toitumine saad kiirelt. Aga sa nagu tarbid poes ära juba või? Absoluutselt. Siis ei ole vaata asitõendid kaua sinu käe. Kui sa lähed varastama midagi, siis sa ei lähe ju tegelikult nagu eeldusele, et sa lähed näitama, et kuule, see on jumala uhke asi, ma sain praegu nuudlid. Tegelikult sa ei lähe ju näitama, sa sööd selle ära ja siis ütled, et kuule, ma tegelikult tegin ühe asja. Vaata. Põhiliselt varastatakse seda edasi müümiseks. Kuigi hästi palju on ka see, et on üks kallis toode lihti peale. Tuunikalafilee. Jälle veidrad spetsiifiline. Mis on tegelikult õige, sest nagu vastus on ka väga spetsiifiline. Nii, aga jääte praegu tuunikala juurde. Tuunikalafilee. Tuunikalafilee. Aga ma arvan, ma olen korra varastanud poest 2 korda. Ühe oli kohviima tasku, teine oli sidrun. Õiget vastust ei kuulnud, aga üks oli veidi lähemal kui teine. Et õige vastus on juust. Juust, jah. 4% maailma juustust on varastatud. Ja see on korraga varastatakse sadade tuhandete dollarite väärtuses juustu. Sest tegelikult lehmad ei ole nõusolekut andnud. Nii, Karl, see oli üsna juust küsimus. Lähme järgmise juurde. Lähme millegi rõõmsama juurde. Känguru ja emu on... Sõbrad.
vajaduse korral, jah. Aga nad on ka ühtlasi Austraalia vapil koos. Ja need loomad valiti sinna põhjusega. See on midagi nende olemused, midagi, mida nad ei oska või ei suuda teha. Mis see põhjus on? Miks nad seal on? Ma tutvustusin jätsin nagu ütlemata, aga tegelikult Genka on tuntud, et paljud inimesed teavad teda Eesti nagu räpitegelasena, aga enne kõike ta oli ikkagi Eesti esimene emuekspert ja... Jaa. Et teatavasti emu ja kängur on siis Austraalia vapil. Nii on. Ja nad on sellepärast, et nad koos ei oska mingit asja. Just nii. Ja siis esimesed valged inimesed tulid Austraaliasse aastal... No siis too aasta, kui nad tulid? 42. Ja siis on, et nad mõlemad ei oska siiamaani inglise keelt. Et nad siiamaani räägivad nagu aborigeeni. Nagu... Loov vastus, väga loov vastus. Vale, aga loov. Veits õige ka, ei ole? Ei no tõesta, et nad ei oska inglise keelt. Jah, palun. Seda küll, aga võib-olla tuleb teil mingi muu mõte. No igast mõtteid. Mul on niisugune mõte, et ma pakun, et äkki nad on, kuna kõigepealt nad on bipedaalsed, see tähendab, seal on 2 jalga. Mõlemal poolel pedaal. Gaasi pidur või? Ja teiseks, vaata, nad valisid nagu spetsiifiliselt sellised loomad endale vapiloomaks, nagu mõlemad, kellel on 2 jalga, hüppavad ja jooksevad ringi, sest nad on lihtsalt võib-olla naljakamad, kui nende terve ühiskond on võib-olla saab siin nagu mingid paralleelid tõmmata. Sa oled õigel joonel. Nii Jüri Ratas vastus oli see nagu. Nagu mida sa ütlesid praegu? Sest et bipedaalsus on tõesti sõna, mida Jüri Ratas kasutab. Kas ta eksis? Ei eksin, aga ta oli selles suhtes olid lähedal, et tegemist on või õige vastus on seotud nende liikumisega. Nad ei oska tagurdada. Õige vastus. Ma küsin kõigepealt ühe isikliku küsimuse, mis on minule väga tähtis. Kas te kunagi Tetrist mängisite? Ütle jah. Ja, mängis muidugi. Õige vastus. See ei ole keeruline mäng. Aga me noogutasime. Ja, kas te mängisite ka, eks? Ma olin sisemiselt nõus sellega. Okei, aga siis on selline küsimus teile. Mis asi on Tetrise efekt? On üks meditsiiniline termin, nimega Tetrise efekt. Kas see on see efekt, mida Eesti nagu meditsiin nagu harjutab, et kui sul on peavalu, siis nad kirjutavad sulle nii palju peavalu tablette, kuni see lõpuks oled üledoosi sellest saanud, siis kirjutavad sulle nagu selle maha tarbimiseks midagi muud peale ja siis see ongi nagu lihtsalt ladustamine nagu ja siis lähed lõpuks lihtsalt nii idioodiks ära, et sa pead ikkagi Soome minema. Kohe algusest võin öelda, et ei. Aga need olid lahedad minutid. See on kuidagi seotud, see on mingi inimkogemuse võrdväärsus sellele, kui sa paned selle pika valesse kohta. Ei, inimkogemus on see, et laps on väga haige ja siis vanemad ütlevad, hei, näe, Mängid Tetrist toit. Gameboy Tetrist tuleb selle laulma ja siis tuleb, sa terveks! Kõigil inimestel hakkab kohe parem kui alati, kui Pavel või siis Gameboy Tetris laulab, alati kõigil inimestel hakkab parem, see ongi see Tetrise efekt. Ja sellepärast, et ükskõik kui sitt su tervis on, integratsioon teeb rõõmsaks. Ja valu läheb ära! Õige või? Üllatal kommel mitte. Aga Karl, mis õige vastus on? Õige vastus on see, et Tetrise efekt on see, kui sa oled natukene Tetrist mängid, sa hakkad nägema, paned silmad kinni, sa hakkad nägema neid Tetrise kuubikuid ja asju, nagu seda mängu ka niisama päriselus, et seda juhtub hästi paljude videomängudega tegelikult, kui inimesed mängivad, aga Tetrisega toimub seda kõige rohkem. Aga kui ma juba siin videomängulainel olen, siis Pac-Man on üks tuntumaid videomängu karakterid, meil on siin isegi pilt temast olemas. Aga mille järgi on tema disain inspiratsiooni saanud? Sa tead vastust? No, jah, aga ei mäleta. Väga hea taktika. Mulle meeldib näha, et sa päriselt piinleb praegu. Sa oled päriselt häiritud selles. Just, ma tean seda! Aga nii kaua, kui sa mõtled, võib-olla Arap ja Miikel teavad vastust. Mina arvan, et see on nagu see... Oota, enne kui sa vastad, ma küsin, mis ta sulle üldse meenutab? Mida ta meenutab mulle või? Jaa. Eelarvet, mis on lõhki läinud.
sa näed kõik eelarved nii-öelda. ma näen punkte ja ma näen, et seal on nagu tükk puudu ja mul oleks ilgelt vaja seda täita, aga praegusel ajal on väga raske seda teha. See on inflatsioon ja ma arvan, et see on inflatsiooni järgi tehtud. Mõte on väga aus, aga vastus ei ole. Mihkel hakkas ka mingit lauset formuleerima, aga... Ei, ma jäin mõttes, kuidas me selle augu täidame. Aga Sander, Genka, on teil mingi vastus pähe tulnud? No me kõik teame, et Netflixis oli dokumentaal selle kohta, mida ma olen vaatanud. Ja see, et ma ei mäleta, seda ajab mind nii f***ing vihale praegu. Genka, mis ja näen ka siit ära, et... Tühja vilku. Tühja. Lihtsalt nagu vaatan, et keda ta nagu meenutab, et äkki... Midagi, mida võib tihti backstage'is leida. Jaa. No ta on siis pitsa, millel on viil puudu. Õige vastus. Ja täpselt nii lihtne see oligi. Täpselt nii. No nii, Karl, ma arvan, et see on päris hea koht, et sa loed meile ühe küsimuse veel. Ma küsin otse välja. Miks astronaudid ei julge krooksuda? Sellepärast, et nad kardavad, et need mullid jäävad kopsu sisse või nagu torru, sest gravitatsioon ei aita enam. See nagu, kõlab väga targalt, väga vale, aga läbimõeldud. Sa oled nagu, Sander oli õigel pool. Õigel nagu see, et ta ei tule nagu välja temast või ta kardab, et temaga juhtub midagi paha, sellepärast, et nagu... sa ei ole nagu enam... See oli lähedal, aga täiesti vastupidi. Ta kardab, et valele poole läheb siis või? Ei. Nad kardavad, et nad oksendavad. On õige vastus! Täpselt nii. Ootasid strateegiliselt, et nad natukene mängiksid ja võtsid selle õuna ära. Mis siis on? Kas selle vastu on mingid NASA reeglid, et kes kettib, aptub koju tagasi või? Probleem on selles, et kuna gravitatsioon ei eralda gaase ja tahkeid aineid sinu söögi nagu maos, siis kui sa krooksud, siis see kõik tuleb lihtsalt nii, nagu sul läks viimasena välja. Ja aga minu meelest kosmos on ju kõige parem koht kettinas üldse, vaata, siis sa ei pea kunagi midagi põranda pealt ära pühkima. Saad lihtsalt amps tagasi teha. Esimene mõte on sul, et amps tagasi võtta, see on nagu mu kass. Aga on sul veel mingeid huvitavaid küsimusi? Alati. Alati. No aga loe üks meile. Ma veidikene punastan seda lugedes, ma ütlen ausalt. Näita. Aga kellel on kõige musitatum suu kogu maailmas? Mõtlen, võtame mingi kiire punkti. Võta. Sest ilmselgelt see on, eks ole, naisterahvas. Skulptuur. Russalka. Oota, kui ma ütlesin skulptuur, kas ta noogutas või? Ei ole skulptuur. Ei ole skulptuur. Naisterahvas. Ja vihje on see, et ta ei ole enam elus. Okei, seega järelikult see on keegi, keda põhimõtteliselt kõik maailma on näinud, kõik on kogenud. Kõik käivad juures musitamas teda. Kõik on rängad. Kõik ei ole päris, aga kõige rohkem on teda musitatud. Te olete võib-olla isegi teda musitanud. See on nagu jumal, vaata, sest iga kord, kui see nagu... Ma kinda arvan, et see on sama. Kas on see Virgin Mary või? Ei ole. Me otsime siin kindlat isikut, kes on kindlasti tõestatud, et ta eksisteeris ja ka seda lähiajal. Tema eluajal musitati teda nii palju? Ei. Peale seda, kui ta oli lahkunud. Enne ei teata tema kohta peaaegu mitte midagi. Tema musukarjäär hakkas pärast tema ilmast lahkumist. Ehk siis tema laipa mingisse kasti ei pandud, jäeti vedelema ja meega musitanud. Tema järgi on mingi asi tehtud, millele pannakse huuled tihti. Seidi. See oli lähedal. Ta leiti seini eest. Ta leiti seini eest? Seini eest, jah. Ja 1880-ndatel. Ma arvan, et ma lõpetan teie piinad. Ei, tema nimi on Anne. Mõnikord öeldakse Annie. Tema on see, kelle järgi on tehtud siis elustamise, harjutamise nukk. Vaata see, kus sa pumpad seda õhku sisse. Karl, sa ei tead, et sa ei pea tollega suudlema. Sellist asja ei eksisteeri kullakene. Vabandust, kus natukene vastus. Leiti mingi laip. Leiutati põhimõtteliselt, sa ei pea seletama, ma täpsustan. Esimesed 10 aastat, kui õpetati seda, mis ta on see?
Teile kõigile autokoolis näidati sama ju, on ju. Ja siis esimesed 10 aastat see oli päris korjus. See, kes leiti või? Jah, Anni. Kuni te ribid murdusid. Pigem lõhn läks hapuks. Ja siis nad valasid ta vaha sisse. Ei, see oli surnumask, mille järgi see tehti. Et see oli üks naine, kes leiti siis seini õest. Tema surnumaski järgi siis tehti see Rescue Annie või Rescue Anne. Ja siis nüüd hästi palju panevad huuli talle ja teevad musi. Muuseas, sa tegid enne selle, et see Staying Alive lugu on ju. Yeah. Selle taustal hästi palju või sellega õpetati, kuidas seda teha. 100 minutis. Aga see muudeti ära. Nüüd on see välismaal vähemalt on Nelly the Elephant. Eestis on Verona. Ma mõtlesin ikka, süda teeb mul tuks. Lati lähe, uks. Palja jalu olen metsamees. Me kõik teame, mida tverkimine tähendab. Jah, okei. sinine tiim teab. Punane ka. Noogutused mõlemalt poolt. Aga mis oli selle originaalne tähendus? Tverkimise. Sõna tähendus või selle liigutuse tähendus? Sõna tverkimine. Sest liigutuse kohta ma oskaks palju öelda. Oskad sa näidata seda? Me arvame, me teeme, miks see publik siin on. See on ETV saade inimesed, issand jumal. ETV2. Minu pakkumine on, et... Miks sa ei aruta muga? Sander, sa ei riielda. Ma täpsustan, meie pakkumine on... Sa räägid mõlemast. Et kui sa kuulad ansamblit Kraftwerk... Okei, arutame. Te mõlemad saaksid seda teha. Mida siis? Tegelikult jah, kõik siin, sul oleks raskem, aga kõik me siin nagu sohvadel ja siin toolidel saaks seda teha. Okei, tal on järjeks midagi habemega seotud. Lähedal. Mis asi on habeme lähedal? Ei, siis ta pärast ütleb, ilvese kägistamine. Twerking tähendab mingi habeme piiramist. Ei. Working või twerking on veits nagu töötamine millegi kallal. Kas see on kuidagi seostus sellega või? Kas twerking... Vaata, ta näitab sealt, see tähendab... Ta näitab vuntsi keeramist. On õige vastu. Nice one. Kui vaja vastata on, siis sa ei vasta, jah? Ma üritasin... Õiget vastust näed, siis ei vasta ja muidu oled ka vastad suvalisi vastust. Miks ma pahandada saan praegu midagi? Ma olen... Nägid, meest vergib su eeskust. Originaalselt kirjutas seda kui tvirk, aga see arenes selleks edasi. See oli 16. sajandi släng vuntsi keerutamise kohta oli tverk. Mis nüüd juhtub on see, et Karl hakkab meile kirjeldama lugusid. Ta võtab siis kokku, mis selle laulu sees on lauldud, mis need sõnad räägivad ja siis teie peate arvama ära, mis lauluga on tegu ja muidugi see, kes õigesti vastab, saab punkte, mida rohkem või mida kiiremini sa ära arvad, seda rohkem punkte te saate. Lihtne. Esimene laul. Paarikesel tuleb peale lahkuminekut üksteise üle igatsus. Telefoni teel võetakse ühendust ning lepitakse kokkusaamine. Üks osapooltest liigub lepitud asukohta, milleks on kahe kalda vahel olev teeluik. On külm ja on hilja. Ta ootab peaaegu varahommikuni, kuigi väljas on jahe. Ja sellest me ei tee välja. Kellaaeg on 2. Kell 3 siin silla peal. Õige vastus oli Nexuse lubasid tulla. Läheme siis järgmise loo kirjelduse juurde.
Üks naisterahvas liikus tänaval ning mees BMW-st tuli tema kõrvale ja kõnetas teda. Mees tegi talle komplimente, kuigi naine ei saanud alguses sellest aru. Jõuti aga ikkagi arusaamisele ning hakati koos Pirita poole sõitma. Jõudes päevituskohta võetakse riided seljast ning ühe meesterahva kaheldava väärtusega kommentaaride saatel minnakse ujuma. Pärast seda sõideti loodusesse, kuid sõiduvahendil sai kütus otsa. Mehed läksid autot käima lükkama, kuid see lõpetas hoopiski lähedal veekogus. Nägid, juba kohe tõstsid käe. Palun punkt Ursula Tiffer. On õige vastus. Nii, aga meil on üks lugu veel teile kirjeldada. Karl. Meie lugu algab äkilise äratusega, kus peategelase sõbrad... Mina, Pets, Margus ja Priit. Ma mõtlen, et rohkem nagu räppmuusikat kuule juba. Sander on rahvamees. Ja kõik need aastad Elmarit lõpuks ära tasunud Sandrile. Umbes pooled su geenid kannavad infot, et ainult seda spetsiifilist organit kokku panna. Kuigi see organ on ainult 2% su kehast. Mis organiga on tegu? Kas on siseorgan? Palju sul väliorganeid on? Ega see on hea väli. Nahk. Ta välistab naha väga kiirelt. Tegemist on siseorganiga. Siseorgan 2%, mis hakkame mõtlema. Noh, kõik, nimetame kõik 2% organid, mis meil on. Ja, ma ei tea. Ma arvan, et see on mingi rängalt lamporgan. Aga enamus geenid tegelevad. Aga enamus tegelevad sellega. Pooled. Vähemalt pooled. 2% ainult või? No see on umbes 1,5 kilo kuni 2 kilo seal vahel. Suht mõttetu järelikult on. Maks või? Maks ei ole õige vastus. Tuleb siit poolt Genka. Ma eeldan, et tal on, see on jälle see, et kuna see on hästi palju, siis see, no, see loogiline oleks on ju aju, sest see on hästi palju nagu info, aga ma pakun, et see mingi mõttetu rudiment, mis ta nagu lõpuks ütleb. 2% kehast ei ole aju. No kuidas? Hetkel võib olla, aga muidu ei ole. Mis sul on 2-kilone siuke? Mis 2% oli? See oleneb kaalus kokkuvõttes. Ja no minust 2% ongi umbes 2 kilo. Inimesest, no. Sinust on veidi rohkem. Sul on ta suurem kui mul. No noh. Nii, Genka, mis sul on suurem kui Sandril? Kõik. Ma pakuks jalanumber. Organ kui selline. Organ on. Jalanumber. Mul oleks vaja sisearsti juurde minna. Kas on hästi vajalik ka või? Või mingi vihjet on või? Te olete juba õige vastuse öelnud. Jalanumber. Jääte selle juurde või pakku töökorra veel? Äkki siis aju või? Aju on õige vastus, jah. Väga huvitav teada. Ma arvasin rohkem. Aga nüüd ma saan aru, et miks need inimesed sellised on. Nii, aga ma arvan, see on hea koht, kus minna hoopis järgmise küsimuse juurde. Osadel asjadel on nagu esialgne otstarve. Just nii. Ja siis on hiljem saadakse aru, et oi, midagi muud on parem. Mis oli mullikile originaalne otstarve? No vaat kõigepealt mingi tüüp on ju, et hakkas kile tegema, siis sinna tulid mullid sisse. Ja siis ta mõtles, mida ma teen kilega. See oleks pekki nagu, tegelikult tahtis kile teha, aga lamp tuli mulli. Ja siis tuli raudselt kõrvalt mingi teine tüüp, vaata, ma saan kasutada seda. Ütlesid, let's go, pakime asjad sisse, aga tegelikult ei olnud ikka see veel. See loodi mingil muul otstarvel, mingi muu eesmärk oli sellel. Genka minu kõrvalt, vahepeal ta ei tahtnud kõva häälega öelda, aga ta sosinal küsis minu käest, et huvitav, et kas see võis olla mõne vaimuhaiguse raviks näiteks? Kuidas täpsemalt? No näiteks, et see on nüüd tema. Ma olen vahepeal vetsu. Ei, aga ma räägin praegu sinu eest, et ära praegu mine. No, et näiteks, kui sa oled hästi ärev või neurootiline, siis sul on vaja midagi, millele keskenduda. Nii. Ja siis nad tegid kile, mis on täis mulle. Taaskord, see ei ole mina. Jah, me saame sellest aru. See on tema. Ma võin öelda, et õige vastus on isegi lähedal. Okei. Seda kasutati dekoratiivotstarbel. Just. Õllepudel võtsid külmkapist, vaid mullikile ümber, nüüd ta püsib kauem külm. Võitpunkti Raman. Ei, mul meeldis. Okei, beebile tõmbasid ümber pea, ta ei kuku katki.
sa lähed kosmoses saab õhku otsa, siis nende mullides on õhk, siis sa võtad sealt, et saad nagu transportida õhku. Või siis ta on mullidega nagu üks teatav tureks tema rõõmuks. See oli, et käib mitu pauku korraga. kui sa disainiksid midagi sellega, siis oleks väga selline hullumaja võbinad oleks. Tapeet. On õige vastus. Ennast üllatasid ka praegu. Sander, meil on stuudioks üks hea mõte peale seda. Karl, aga aeg on jõudnud sinnamaale, et ma arvan, et on aeg ette lugeda meie tänane viimane küsimus. Teeme nii. Ameerikas annetas üks kultus 600 aakrit maad Jumalale, kuid valitsus võttis maa ära. Miks? Kuidas läks Jumal valitsusega pahuks sisse? Taheti anda maa Jumalale, aga valitsus ütles, et ei minu oma. Anti ka. Õnneks meil on ateistide maal ja siis ei ole väga palju probleeme. Aga ma arvan, et kasutasid seda nii-öelda, et kuna nad on sidunud oma riigi... Sul oli... Mul on hea vaata selle saatega on see, et ma pole tegelikult, ma väga hindan sinu panust. Ja see on väga hästi kõik tehtud. Ma ei ole ise mitte ühtegi vastust pole öelnud. Aga nüüd ma ütlen õige vastus ära. Ütle õige vastus. Kuna maa pealt peab maksu maksma, siis Jumalale saadeti see arve ja ta ei tasunud ära ja maa võeti ära. Täiesti õige vastus. Vabandust. Sul on veel? Kas oli päriselt õige vastus või te lihtsalt aitsite mulle, et anname Genksile ka väikse punkti? See oli täpselt õige vastus. Ja, tal anti maa üle. Veits aeg oli see, et kus maksud? Ega see Jumala, ma olen rääkinud Jumala raamatupidajaga, ega ta ei ole mingi lihtne inimene. Oot, aga see on väga äge koht, kus kohas me saada nüüd lõpetada. Kas sul on ka vahepeal selgunud, kes on võitja? No, üpriski ülekaalukalt tegelikult, kui ma siin vaatan neid punkte. Ja ma võin öelda, et võitjaks oli Punane tiim! Selle teadmise pealt väga hea meie saade lõpetada. Teeme siis suure aplausi meie võitjatele. Punane tiim, Sander Õigus ja Genka. Teeme ühtlasi suure aplausiga sinisele tiimile Mikael Meemaa ja Arov. Suur aitäh küsimuste meistrile Karl Alari Varva. Minu nimi on Kaspar Kikervilli ja aitäh, et vaatasite. See oli ühtlasi ka meie hooaeg. Meil igatahes oli väga lõbus. Kui soovite olla kursis meie tegemistega, jälgige meid sotsiaalmeediakanalites. Mis kõige olulisem, käige kultuuriüritustel. Aitäh teile!